tervist. Issand, sa näed ja sa müristad sõna otseses mõttes. Tütar pani võrkige. Istun siin väga abitult, aga ma saan sellega hakkama. Väga lihtne. Me iga päev teeme nii oodatult kui ootamatult midagi täiesti uut. Me astume iga päev õhku. Kui need õhkuastumised on valusad, siis nii mõnedki meist murduvad sellepärast, et nad ei räägi. Kui keegi osutub liiga kirkaks valguseks, kui keegi on eliidi jaoks koondnimetusega nemad või tülikas, jäetakse mulje, et ta otsustas lahkuda. Mine tea, kuis need asjad on. Minu tekst, miks me ei räägi appi. Treat yourself, on tehtud sinu jaoks, kallis eesti keele harjutaja, eesti keelega harjuja. Õppematerjaliks ta on ilmunud Õhtulehes. Miks me ei räägi, küsib Kati Morutar, ise ilu tegija, ehk siis rääkimata jätmine on ikka ise tehtud. Delfiin, ära tule palun selle alla. Mis siis, kui pael ütleb üles, siis ma istun koera peal. Esimene rida kohe on silmnähtavalt otsene kõne. Ehk siis algab jutumärkidega, mis on eesti keeles all, alguses. Niisiis jutumärgid algavad, kuidas sul läheb, jutumärgid kinni, kahe otsekõne vahele istutame mõttekriipsu, tire. Ja jutumärgid algavad jälle, sest enne see on vastus. Hästi, koma. Kõik kadestavad, sest nad ei tea. Jutumärgid kinni. Nii tuttav, koma, eks. Ühest küljest ei vasta ei sina ega mina ausalt, koma, sest me oleme viisakad ning lastetuba üks sõna, et ei oleks lastele kuuluv tuba, vaid termin kindergarten, kinderstube täpsemalt. Poolitusmärk rea lõpus alati. Lastetuba ei luba jutustada how do you do peale, koma, kuidas päriselt on. Oi, armastan seesuguseid mänge, inglisekeelse viisakusvormeli, mille peale keegi vastust üldse ei taha. Nii tõepuh. How do you do? Tead küll, kuidas päriselt on. Teisalt on inimene ikka endiselt kariloom, üks sõna, koma, kes peab viimase võimaluseni oma valu ja haavata saamist kokku varjama või ta heidetakse karjast välja enne võid, kuivõrd ja ning ega või nende ette koma ei käi. Aga nagu tunne on, et tahaks kuidagi liigendada, saad panna mõttekriipsu minu lemmikkirja vahemärgi. Need ei ole piiratud, võta lahkesti ja pane. Või jäta panemata. Valik on sinu. Heidetakse karjast välja, koma, murtakse maha ja süüakse ära. Loodus.
samas oleme kõike endale hoides ja alla neelates veel haavatavamad ja katkisemad, kui jagades võrdleva kui ette koma ei käi, jagades koma, peegeldades koma, ventileerides. Nagu rahvajutus üks sõna jutuliik, rahvajutus koma, kus viga saanud ja üks sõna venikeselt küsitakse, koolon, rea lõpus, jutumärgid rea alguses. Kes tegi? Jutumärgid kinni, mõttekriips. Tuleb nüüdisaegselgi üks sõna haavatul tunnistada, koolon, jutumärgid algavad, ise tegi, jutumärgid kinni. Täpselt tean koma, millest räägin, koma, kusjuures, siinjuures, sealjuures, seejuures, üks sõna. Põhjendan pihtimata üks telemees ja kurtmata jätmisi ka sellega koma, et ei taha soovimatut paljundada, kui kaua sa ikka logisevatest liigestest ja sügelevast südamest heietad, koma, nagunii, üks sõna. Pead ikka ise ja üksi valutama ju. Väikam tundub olevat lippu mastis hoida. Koolon, kuidas hoiame, kirjeldame. Tugev, edukas, 7 ametit ja hobused. Koma, märkimisväärselt, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus. Märkimisväärselt üle 10 järglase ka veel. Tegelikult aga annab siiras jagamine vastastikku abi. Koolon, kuidas annab? Koolon rea lõpus. Haavu ja nõrkusi tunnistades hakkab kergem ning samas saavad kaasteelised üks sõna teada koma, et nad ei ole oma lonkamistega ainsad, koma, üksi ega ammugi mitte haletsusväärsed, üks sõna, koko. Ikkagi inimesed. Alapealkiri, idiopaatiline, see tähendab teadmata põhjustel, vestibulaarne. Kui soetad endale suure koera, koma, saad alles temaga koos elades teada, koma. Kui õrnad on tema liigesed kõrvad selgemakas ning selgub, koma, et hiiglaste kasvatajad on seda kogu aeg teadnud. Buldogidele buldogidel koma, aga ka suurtel koma, see oli kiil, embame teda mõlemalt poolt, komaga sutsaki, on kalduvus allergiale ning niinimetatud lühend ilma punktita koerte insuldile. Vestibulaarne sündroom sünnib siis koma tingimuslik, kui selle ette koma käib, delfiin ei aja mu stuudiot külili. Kui koera kõrvade kuulmekäik, üks sõna, termin, kas see on ilma komata, kas allergia, koma, kuumuse, koma, vale magamisasendi, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, koma, üle pinge, üks sõna ja nii edasi, ilma punktita, tõttu sulgub ning sisekõrv, üks sõna, tõmbab peaju, üks sõna, sassi, vaakum. Keegi ei ole süüdi, koma, idiopaatiline tähendab koma, et põhjus päriselt teada ei ole. Kui
oma koeral just juhtub kooma, kuuled kooma, et seda sündroomi on uskumatult paljudel koertel, miks sa peaksid seda teadma, kuni tervitan Pürenee Mastiffi, tervitan saksa lambakoera, tervitan malamuuti, kellel on täpselt sama hingede päeval. Üks sõna sai meie prantsuse bulldog, toimib. Esimese ataki ilmselt ebaõnnestunult padja sees vaakumisse. See on kahetähenduslik sõna, mul ei ole seda veel nimekirjas. Vaakumine, vares, hingevaakumine ja vaakumi kuhu, vaakumisse. Ahaa, jätab meelde, paneb risti. Vaakumisse läinud kõrva tõttu, koolon. Ja koera omanik kirjeldab. Silmad pöörlesid, kark pehme, süda paha, koordinatsioon 0 ja piss püksis. Esimene taastumise nädal oli üsna intensiivravi, 1 sõna, osakonna 1 sõna, nägu, mõttekriips. Tütar oli temaga kodus, mõttekriips, kui me valime põimlauses kiilu eraldamise mõttekriipsudega, siis on sama kirjavahemärk nii alguses kui pärast. Peaasi, et on. Aitäh! Teisel nädalal meenutas koer juba iseennast, 1 sõna. Ja sõi liblika ära. Oi. Puuk. Pärast võtame. No nii. Ning järgnes pool aastat rahu. Võidupüha, 1 sõna. Otse ülekande, kõik 3 sõna koos. Ajal mõttekriips. Ilmselt juunikuumusest kokku ja ülepingutusest 1 sõna, mõttekriips. Langes koer üsna jahedas toas, sõna otseses mõttes, jalalt. Ikka idiopaatilistel asjaoludel 1 sõna ning mitte nii rängalt kui esimesel korral võrdleva kui ette, ei käi. Vahepeal 1 sõna olin kuulnud ka mastiffidest, taksidest, haskidest, kes põdenud. Ka mopsid pekinesid ei postita ühismeediasse 1 sõna, kui tagakehast 1 sõna maha jäävad, saabuvad oma tõu kokkutulekutele 1 sõna, tasakesi abiratastega 1 sõna või suisa kärus. Respekt peremehed, kes niiviisi oma koera elukvaliteeti tõstavad. Mida teeb inimene, kes ei räägi omadele oma meeleheitest, kas siis koera pärast, ühiskonna pärast, mille pärast iganes, ta läheb sageli kõige valemasse kohta abi järele. Soovitan väga vaadata Märt Avandi uut intervjuud sarjast Fookusest ja juhin tähelepanu, et meie kõigi meeleheide on pahatihti deemonitele ukse avamine. Sa lähed oma valuga kõige valemasse kohta ja deemonid rõõmustavad, sest kõige valem koht, kuhu sa lähed rääkima, abi paluma, see kõige valem koht
ütleb sulle pärast, õugle, et ma pigem teen sellele koerale halastus hukkamise, et ta sinu käes ei piinleks. Seilasi me teame. Vali hoolega, kellele räägid ja tee seda enne, kui meeleheide avab ukse teemonitele. Ahah. Nii hoidsin minagi kujunenud clusterfucki, mu poja väljend, endale. Loetleme, millest koosneb üks kopsakas clusterfuck. Kooliaasta, üks sõna, lõpus purdi, üks sõna, krooniks põletas tütre, vanakooli, üks sõna, mersu, sellepärast väikese tähe ka, et ta ei ole päriselt automargi nimi, vaid tiitel selline väikese täheline mersu. Ja mersu kenekas põletas uhi uue, üks sõna, aku maha. Kooma, koomus, kooma, kurnatus. Koomus kurnas ei ole koma seal vahel. Ja üksilduse jõuetust süvendas tõsiasi kokku, fakt võõrsõnaga, on ju. Tõsiasi, et ma ei võinud taastuva koera vaateväljast üks sõna lahkuda, mõttekriips, ahastav ulgumine kostis ka õue. Ega ometi sinust me ei räägi ju, no mis ta nüüd. Kuna tütar roteeris gümnaasiumi lõpu järel suveseiklustel üks sõna, siis on seiklused inimesel, kui jätaksime lahku, seikleks suvi. Suveseiklused üks sõna. Koma, said kassid näidata, kes nad tegelikult on. 3 bonnet võtsid. Bonnet, kahetähenduslik sõna, praegu just avastasin. Bonne, mitmus bonnet, mitmuse osastav bonnet, aga ka öömütsike, mootsake on bonnet. Mida kõike mina leian? Võrkigest appi. Tuli meelde, et ma teen midagi esimest korda elus. Ja need 3 bonnet võtsid valve korra üks sõna üle koma, et ma niitma ja majandama pääseksin. Koolon. Üks hoidis Hellik Peni, nimesid nimetamata üks sõna. Hellik Peni kaisus, teised 2 tõid talle hiiri voodisse. Hetkem lisamata minu voodisse. Pööre paremuse poole saabus koos siitkandi üks sõna, säde inimese kokku Rita Triinuga. Ta on muide esimene inimene, kellega 16 aastat tagasi Raplamaale üks sõna kolides põhjalikumalt suhtlesin ning seekord üks sõna tuli ta meile avatud talude päeva butafooria tooma. Kuna päikeselisel naisel on erivajadustega üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, koer, siis ta oskab ja ühendub nii, et paranev buldog tõusis tema tervitamiseks tuikumata ükstee tagajalgadele kokku ning hakkas toppelt jõudsalt üks sõna paranema. Seletasin Ritale, miks me ei räägi ning otsustasingi rääkida, et teaksid, teistel on ka nii kivekände mööda.
kas keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kes on päris terve? Südamed ja luud, liigesed, närvikava, üks sõna ja vaim, hingelised ja ihulised, sõltuvused, astma ja allergia, multipleks ja onkoloogia. Süüdistatakse saastet ja süste, keemiat ja keskkonda, mõttekriips. Kui on Parkinson või Alzheimer, siis olenemata põhjusest ta on, olgu ta tehtud alumiiniumist või geneetilisest eelsoodumusest, kui tema on, siis tema on. Meie igapäevast üks sõna leina anna meile nii sagedaste surmateadetena üks sõna viimasel ajal, et on kujunenud juba teatav immuunsus. Laseme FB-s ühise valuvahu. Valuvaht võib olla nii koos kui lahus, sest näe, kui sa kirjutad kokku, siis on ühine vaht, ühise valuvahu koos. Kui sa jätad lahku, siis on ühine valu, ühise valu, vahu, ikka õige. Välja ja elame edasi. Oma enese pigem kokku, haiguslugu igal juhul kokku, järel lohistades. Arvestades sellega, et me ei räägi, on vargsi vaevlejate jaoks. Tugigrupid, üks sõna. Neisse on kindlalt sarnased saatusekaaslased, üks sõna koondunud. Su telefon on muide samuti sinu tugigrupp, üks sõna, mõttekriips, eeldusel, et sa ei piirdu seal ringi scrollimisega, üks sõna, et tähelepanu üks sõna kõrvale juhtida kõigelt, millega toime ei tule. Kui tunnetest vaikitakse, jääb ka nendest läbi närimine, jätame lahku, sest närimise ees on laiend, nendest läbi närimine, pehmelt öeldes, võib olla nii koos kui lahus, poolikuks. Haigused ei käi kivekände mööda, nende selgeks seedimine küll. Ära tee nagu mina, mõttekriips, paned jamas olles telefoni 10 korda ära. Eks seetõttu üks sõna ka, et kardetavasti on sellel, kellele helistada tahaksid, põimlause, tagumine seisud veel sandimad, seejuures üks sõna. Tihti on veel retsimas kriisis, kaasteelise üks sõna, ärakuulamine üks sõna, poolitusmärkeri lõpus, abi eelkõige üks sõna sulle enesele. Miks inimene kipub elama teise inimese elu? Mispärast inimene kogu aeg helistab kellelegi, kirjutab kuhugi? Et jumala pärast mitte oma asjadega tegelda ja need ära parandada. Sest seda saad teha ainult sina ise. Aga teist tõstes loomulikult tõstad iseennast ka. Tule. Oskar Loorits sõnastas oma traktaadis. Traktaadi nimi jutumärkide sees, eestluse elujõud üks sõna ja ta on jutumärkides loogiline ju. Niisiis, traktaadis jutumärgid
eestluse elujõud kokku, jutumärgid kinni. Meie võsavillemi üks sõna olemuse. Koolon rea lõpus. See ei ole nüüd mitte tsitaat, vaid refereering, nii et jutumärke siia ei tule. Depressiivsus kaasneb aastaaegadest üks sõna tuleneva pimedusega ning introvertsus tühja maa taagaga, mõttekriips, isegi koma, kui naabrid on olemas, koma, ei suhtle nad pahatihti üks sõna, isegi mitte tere tasandil. Ometi me ju kogeme samu nädalate pikkuseid üks sõna, painavaid padukaid ja võõrastavat lõõska. Oled märganud, kui tahes üks sõna raju, reekviemi, ristluud. Üks sõna. Ma pean kontrollima, kas mul kahetähenduslik sõna luud on nimekirjas mitmetähenduslike sõnade hulgas. Ristluud, üks sõna, vaagen, you know. Aga luud, luua, luuda. Ristluud laulavad, mõttekriips, üle õue longates ajad ikka selja sirgu ja kangutad kabedama käiku sisse, muidu söövad suu ära. Kitsikus ligi. Sõnade mäng, kuigi on väikese tähega. Seilasime, teame, mis meil ligi on ja kes. Minister nähvab pidevalt, et me ei vinguks, vaid hoiaksime pisivõite üks sõna kurnava kriisi ehk ilma punktita lühend hirmu, kaose, kiuste, südame ligi üks sõna, mõttekriips, reaalsus inimeste maal on paraku teine kui miljoneid ja miljardeid jagavates koridorides. Pärast arvamusfestivali üllatus, lahkus koalitsioonierakonnast mitu meest. Meil on nüüd vähemusvalitsus. Nii põnev. Meile räägitakse televiisoris üha droonivamast kaitsevõimest üks sõna, aga peale teleri meist paljudel mingit akent maailma üks sõna ei olegi. Toomas Uibo, uus riigikaitsekomisjoni esimees, Namjesta Stoicescu, palun arvesta sellega, kus on su vari, kodu, võõras mees. Siia sinna on valik, kas finantseerida kas või üks sõna mõndagi suvelavastust, üks sõna lavastuse liik ja kontserti vaatama minek üks sõna või osta talvepuud, üks sõna, sidekriips, heinad, talvepuud, heinad, tipid-täpid, sukatsokid. Kas priisata üksteisele üks sõna külla sõites või säästa see aeg ja raha ehituseks ja talveks valmistumiseks? Võib olla ka kokku kirjutatud, aga saab väga pikk sõna, otsusta. Minna reisile versus teha kodu heaks investeeringuid. Kool on ka tubli, tuntud mallukas, avastas pulmadega kuulsaks saanud härra, ilma punktita, väikese tähega. Nõmmiku autos ringi vaadates, kool on ja tuleb otse kõne. Ringi vaadates kool on, jutumärgid algavad, sellega sõidaks lausa Lätti, nii ammu ei ole mitte kusagil käinud, jutumärgid kinni. Just, lahendus enesehaletsuse üks sõna ja tühjaks jooksmise üks sõna vastu.
ongi iseendale üks sõna välja kutsete esitamine, mis on päris kenasti alles tunnete ümber tegemise jääb lahku laiendiga tunnete ümber tegemise ürgne osavus, mida õpetavad üsna kõik psühholoogid ja teejuhid, üks sõna. Muidu nad juhiksid teed, aga nad juhivad meid mööda teed, eks. Liigagi tuttav teisenevate emotsioonide jada, ja loetleme, mis seal jadas on. Enesehaletsus, kurbus, kaastunne, viha on seal. Selline rong tuttav, eks. Niipea, ja niipea on muuseas üks sõna, niipea, kui valikusse ilmub naer, alguses natuke nukker, järgneb kergendus ja armastuse taastumine. Mäletatavasti on iga hing ideaalis armastus. Kuidas kellelgi, minul eriti edukalt liikudes, loksuvad asjad paika. Rita Triinu toodud avatud talude päeva butafooria andis põhjuse mõnuga akutrelli kui kehaosa üks sõna kätte võtta ja meisterdada 25. punkt järgarv ja 26. punkt juuli külaliste jaoks sein, millele igas eas, ma istun selle kõrval, ausõna, igas eas lapsed joonistada võivad, kui tervendavast kirjutamisest küllalt saab. Arvasin, et tuleb, ütleme nii, et 10 tuttavat tuli 500 inimest. Ja mul on tänu sellele 10 uut päris tuttavat. Vau, aitäh! Kruvides ja kühveldades, saagides ja sättides tuli tagasi magus lapselik õhin. Kuna lõpuks ometi sai kellegagi räägitud, tuli meelde oma ellu selliste tööde kutsumine, mis on hinnaline eneseteostus kokku, mitte orjastav eneseteotus. Lauri Saatpalu laulab, jutumärgid algavad, tsitaat laulust Šveits. Tean tõustes igal hommikul, end enam odavalt ei müü. Jutumärgid kinni, meil on see madal rinnatämber, mis masseerib sügelevat südant. Mida madalamale sa hääle tõmbad, seda kergem rinnakorvis hakkab. Sa teed madala tämbriga oma armastusele pai. Nii on. Räägi inimesega, mõttekriips, sa ise kaasa arvatud. Võib-olla nii koos kui lahus kaasa arvatud. Inimese olulise oskuse, kõnevõime, üks sõna, olulisuse avastamiseks ei pea su koer haigeks jääma ega järjekordne üks sõna sõber surema. Oskame ju ilma kriiside ja leinata ka avalas keskmes püsida. Jagagem. Aitäh, et sa olemas oled. Nii, sina appi, ma saan küll, ei saa. Kui sina, kui ühe õuna
pool. ole väga hoitud, kallis.